Okei, meie on valmis, kaamera käib, let's go! Ei tule sa... Räägi. Sina, jah? Ei, sina. Kohe, sa tahtsid ise öelda seda. Ja sa ütled, et vaatate tiivamehed, jah? Tiivamehi, jah? Ei, ma mõtlesin... Ja kohe tuleb hulk vallalisi. Ma mõtlesin, ma ütlen pärast. Mina ütlen Jah. Kohe tuleb meie ette suur hulk vallalisi, kes hakkavad endale kaaslast otsima. Te vaatate tiivamehi ja need on meie reeglid. Kohtingulaua taga saavad kokku mees ja naine, kellele anname mõned minutid juttu ajada. Siis aktiveerub saatuslik nupp laua keskel. Kes seda kiiremini vajutab, vahetab kaaslase välja. Kohtingu jooksul muutub nupp aktiivseks 3 korda. Ja otsuse tegemiseks on vaid loetud sekundid. Meie oleme osalejatega ühenduses kõrvaside kaudu. Nagu õiged tiivamehed, aitame kohtingule kaasa. Või vahel tahame lihtsalt, et saaks nalja ka. Kui paar jõuab kohtingu lõpuni ilma, et vajutaks kordagi nuppu, saadame nad tasuta teidile. Lähevad naudivad 3-käigulist õhtusööki Unibet sportspaaris. Uued inimesed, uued näod. Mina olen välja valinud sellise naisterahva nagu 18-aastane Camilla. Mina panen omalt poolt vastu kuti, kelle mina välja valisin. Silver, vanust 19. Tal on jalafetiš, täpsemini varvaste fetiš ja ta ei karda seda isegi välja öelda. Nagu sulle? Võimalik. Ja ta on geimer, nii et lähme edasi. Ja tüdruk on tegelikult võistlustants ja MM-il on. Et vaatame, kuidas võistlustantsu, kes on MM-il käinud versus geimer, kuidas nad klapivad. 2 täiesti nagu vastanditest. Vaata, aga ongi tiivameeste ülesanne ongi see, et aru saada. Aga vaatame. Mugav toon. Pole paha, on. Ja. See on mões juba. Niisiis, tere. Tervist. Kes sa oled, kus sa tuled? Ma olen Silver, Sillu. Ma tulen Tallinnast. Saapsin siia. Kes sa oled? Ma olen Camilla, ma tulen ka Tallinnast. Ma ei tea sind, aga meeldi kohtuda. Väga meeldib. Eks ta kätt suruda? Ma vist ei saa aru, kus sa oled. Ma olen siin, sa ei näe, jah? Ei, ma ei näe, jah. Palun. Kuidas sa saatesse, miks sa tulid? Miks ma tulin, jah? Sest mul oli täitsa igav. Kas sa oled närvis natuke? Ei, mitte üldse närvis. Ja kas sa tulid siia nalja tegema lihtsalt? Okei, kas sa tulid siia niimoodi nalja tegema lihtsalt või mis sa siit ootad? Ei, kui on mingi normaalne ja kena tüdruk, siis hea meelega nagu räägiks. Selge. Kas sul varasemalt on mingid suhteid olnud? Ja, ikka on. Üks neil on olnud. Ega ma siuke suur player ei ole sinna. Ma olen ikka hea südamlik poiss. Selge. Sillu muisu. Sillu muisu. Millega sa tegeled? Ma olen tantsija. Ma olen tegelenud sellega terve oma elu. Ütled, sa oskad ka valeta? Ma tantsin ka. Ma käisin kunagi Chase Streetis. Soo. Ma tantsin house'i ja natuke hip-hopi ja niimoodi. Ja Viini valsi oskan ka? Ja Viini valsid ka. Kas sa enam ei tegele sellega? Enam ei tegele, sest ma natukene... Roostes? Mis sa nüüd teed? Roostes olen. Oota, ei. Ei, no ma natuke roostes olen, aga vahest on väiksed sammud toed, aga ma nüüd ma lihtsalt olen. Vähim juba hästi tegelikult saab nagu oma sisse vaata. See selge, okei. Sa ütlesid Viini valsi või? Ja. Okei. Kas Chase Streeti tantsitakse seda või? Ei, no see on nagu minu hobi oli natukene. Ei, no Viini valsi õppisin YouTube'i tutorialist lihtsalt. Ma lihtsalt sellepärast, et ma olen ise võistlustantsimisega tegelenud just. Okei. Ei, no ma üks päev nagu YouTube'is vaatasin natuke ringi, et ma mõtlesin nagu, mis asi see veel on, tundub huvitav, noh. YouTube'i tutorial. YouTube'i tutorial, ja. Okei. Ei, nagu fun särk ikka, värk, näe. Nii et sa üksinda niimoodi oma toas vaatasid ja... Ja ma olin nagu emaga, et nagu, mõtlesin nagu üksinda ei saa seda ikka tantsida, siis ma kutsun emale juurde. Ma olin natuke tantsi ikka, jah. Ja ühe korra vanaemaga ka? Vanaemaga panin ka. Okei. Tundub, et sa tahad näha, et seda Viini valsi ikka? Sa nagu nii väga tahad näha seda Viini valsi näha, sellepärast ei vajutagi nuppa. Ei, ma tahan teada veel, mis sa teed nagu üleüldse. Mis ma üleüldse teen? Vaata, tüdruk naerab, see on kõige olulisem. Ma ei tea, ma olen ikka õpilane, ma olen 19 praegu. Okei. Vana te olete, te olete noor. Mina? Ja. Ei, ma olen 18, jah. 18, vapsi. Ma korra segan teile vahele, teie vajutan nuppu. Ja nüüd te saate silmaklapid ära võtta. 3, 2, 1.
tervist. Tere. Väga ilus riietus sul. Suur tänu. Ja Silver kompli. Ta vajutas varem. Oi. Jah. Silver mängis õigesti praegu. Päris vaikne on siin. Ma vist vajutasin nuppu, sest heli käis praegu. Heli enne ei käinud. Heli käis enne? Jaa, enne, mitte praegult. Siis, kui sa vajutasid. No ma olen kindel oma nupuga. Ei, ma olen rohkem kindel. Ütle ära, Silveril on õigus. Sa lihtsalt ahvisid mind. Ei, ma võin ahvida kaasa, aga ma nagu päris kindel, et minu nupp oli õige. Väga huvitav olukord, mis te praegu juhtus siin ja me vaatasime siin korduse pealt järgi. Tegelikult oli asi selles, et Camilla, sina vajutasid nuppu siis, kui nupp ei olnud aktiivne. Ja Silver vajutas nuppu siis, kui nupp oli aktiivne ehk ruum oli roheline ja heli oli käinud. Okay. Ehk siis Camilla, palun sul nüüd püsti tõusta. Aga enne kui sa püsti tõusad, Camilla, miks sa seda nuppu nii kiiresti vajutasid? Ei no selles mõttes enesekindlust. Mulle meeldiks see rohkem, sellepärast. Ei, see on arusaadav. Aus. Mul mingid muud nagu... Ja Silver, miks sa siis nuppu vajutasid? Kas see oli nagu, et tagasi teha või? Ei, mitte tagasi, mitte halvaga, aga nagu ma sain nagu paremini mängust aru. Ja ta on ikka väga kena tüdruk on. Aga jah, lihtsalt lõbu jaoks vajutasin. Camilla, sa võid tõusta püsti, silmaklapid võtta kaasa ja Silver, sulle tuleb kohe varsti uus neiu. Väga meeldib, aitäh. Holy shit, bro! Ta on enesekindlam see kord. Reaalselt, Silver, enesekindlust. Räägi rahulikumalt, enesekindlust ja hype. Jumala pull vend on tegelikult. Ja nüüd me kutsume Silverile kõrvale 22-aastase Mariani, aga ta on öelnud, et ta ideaalne kaaslane on alates 19. Nii et Silver on ka meil 19. Mida Marian välja tõi meile, et inimene peab olema aus ja siiras ja välimus ei huvita. Ei ole nii oluline. Silver, rahu ja jäta meelde enesekindlus ja ära lusuta. Tervist. Tere. Ma olen Silver. Marian. Meeldiv kohtuda. No ma ei näe siin, aga meeldiv. On meeldiv. Ma olen väga enesekindel. Okei. Ma julgen kõike teha. Ma ei karda midagi. Ma tantsin palju. Läheb tantsimise jutu peale. Elan elu. Ja ma olen väga õnnelik. Siis on ülitiim, mis... Aga tähtsas on ma enesekindel. Ma olen väga enesekindel. Seda ma sain aru. Aga kuidas teil läheb? Normaalselt. Põnev on. Väga hea. Sooviks teada, millega tegeled? Nagu mis kontekstis? Nagu tööna. Tööna või? Kool. Ma praegu koolis. Kuule, juba läheb. Mis te teete? Mina töötan riidepoes. Vau, väga šikk. Mis riidepoes töötad? Sensei. Sensei, jaa. Sinsei? Jah. See see veel on? Odavat kraami saab. Õige, see on nagu minu poolt. Mulle meeldivad odavad asjad. Mulle ka. Silver, küsige järgmisena, mis mehed talle meeldivad? Millised? Mis mehed sulle meeldivad? Alguses läksid pätid peale, aga nüüd ma vaatan ringi. Okei. Mis mõttes pätid? See oli mingi poiss, kes mingi võttis su poest midagi või? Tööt või? Jaa, Silver läheb jälle naerma, super. Ei, no ikka vähe süksed järsemad tegelased, ütleme nii. Ma ei tahaks väga sellesse languda. Ütle, et sa pole kunagi pätt olnud. Sa ei ole kunagi pätt olnud? Ei, sina ei ole. Mina ei ole ka. Mina ei ole kunagi pätt olnud. Jaa, väga hea, ärme ole pätid. Ma ei ole siuke rott. Ma olen ikka... Ma maksan enda asjadest. Norm, ma ka. Õige. Ja. Mis lemmikvärv on? Roheline. Millised naised sulle meeldivad? No, kui ma räägiks nagu kehast, siis ärme alusta sealt. Ei, alustame sealt, kus sa soovid. Ei, mul sobib mõlemad, aga ma ütleksin siuke hea kuju.
ikka nagu ilu, kes on enesekindel endas ja kes arvab, et on ise ilus on. Kas sul on mingisugused siuksed special skillid, mingisugune varjatud anne? Oskan silmi väristada. Aha. Ja see on nagu mega crazy värk. Kas sa öökulli häält oskad teha? See on päris hea, jah. No, kas sa oskad teha? Põhimõtteliselt ma ei tea, kas mul nüüd välja tuleb, aga ma võin proovida. Ei tule vist. Ei, ma proovisin. Kas võis lihtsalt vajutada või ära võtta? Sa võid vajutada, tahad? See ei ole aktiivne enam, see ei ole... Kes vajutas enne? Ma arvan, said sina vist. Mingit häält ei käinud isegi. Võta ära oma silmaklapid. Baasa, oi. Väga kaunis, väga kaunis. Aitäh. Nad juba vajutasid ju. Nad ei taha, nad tahavad jääda. Ei, mul pole soovi vajutada. Okei, mul ka mitte. Väga. Sul on ilusad silmad. Aitäh, sul on väga ilusad silmad. Mulle meeldib su see, mis see nimi on? Ulle Neet. Nad juba vajutasid. Vaatasid üksteist ja näete neil connection. Väga hea, mulle meeldib septumid. Miks? Ja ma ei tea, see on nagu selline puline. Ma kardan, et nagu kui mul oleks septum, mingi vend tuleb mu juurde, tirib ära selle. Ma olen selle peale ka mõelnud, jah. Siis kui mingi beef on mingi tüdrukuga, kellel on septum, siis... Ta hakkab tirima. Ei, ma ei tiriks. Kas sa tegeled mingite hobidega? Hobis, mulle meeldib asju koguda, nagu üle, kui ma käin nagu reisil näiteks. Magnetid külmkapi peale? Ma käisin enne juurde Abu Dhabis, sain niisuguse ilusa magneti, 4 tükki. Okei, väga põnev. Kas sul mingid hobis on? Noh, kunstiga tegelen ja küünetehnik, või noh, mitte otseselt küünetehnik, aga siis endal olen teinud küüsi ja siis meigiga tegelenud olen nagu väga palju ja meeldib luua. Luua. Ei, luumine on väga hea. Ei, niisugune huvitav teema. Kas sa oled palju dateidel käinud? Ei. Ei ole? Ei. Me küsime ka Elisa Hubi uue sarja Armukelm küsimusi. Esimene küsimus kõlab nii. Kas välimus on oluline? Ei, ausalt öeldes ei ole. Kui ma selle üle mõtleksin, siis ei. Oleneb inimesest rohkem minu arust. Ma nõustun. Peaasi, et kui on klikk, siis on klikk. Vau, nad on nii armsad ju. Kui hügieen on korras, siis on paigas, siis ma ei muretse nagu. Mul on tiimist hügieen. Ära vajuta. Ma charge ennast rohkem ennast, rohkem kui inimest, teist inimest. Selle poolest. Need on kõik ju? Jaa. Kas me lähme ju? Jaa. Mis lemmiks superkangelane? Superkangelane, see on raske küsimus. Kas see nagu oleneb näiteks, mulle meeldib nagu Hulk, ta tundub läheb. Hulk. Okei, arusaadav. Ja sul on mingi superkangelane, meeldib sul mingi superkangelane? No kõige lemmikum on Deadpool, ma ei tea, kas ta on just mingi kangelane. Ta on anti-hero. Silver, Marian, ma vaatan teil tegelikult juttu jookseb ja Silver väga tubli olid. Kas on sellist, ma näen, et kohtingu soovi, sest nuppu te ei vajutanud? Kumbki? Võib, jah? Ma kui vaatan teie vestlust ja mulle väga meeldis see, mis ma siin nägin. No aga ühesõnaga, kui te olete nõus kohtingule minema, siis olgu nii, aga enne, kui me laseme teid kohtingule minna, mis on ilmselgelt meie kululised, tegelikult teil on ju 2 valikut. Need 2 valikud on sellised, kas te valite mõlemat kohtingu või valite raha. Milleks on 1000 eurot. Jep. Aga seal on ka väike aga. Kui mõlemad meie mängijad valivad kohtingu, siis nad saavadki minna üheskoos tasuta kohtingule. Kui üks mängija valib kohtingu, teine aga raha, siis kohtingut ei toimu ja raha valinud mängija lahkub 1000 euroga. Samas, kui mõlemad otsustavad raha peale välja minna, siis jäävad mõlemad tühjade pihkudega. Ei saa raha ega ka kohtingut. 2 kaarti on siin. Selge. Me anname teile natukene aega, üksteisel seda näidake, ainult meie märguande peale. Mõelge hoolega. Mõelge, kumb on olulisem, kas materiaalne pool või inimsuhted. Nii, olen valmis. 3, 2, 1. Oh my god. Ei, see on aus. Marian, sina valisid 1000 eurot, miks? Sellepärast, et ma arvan, selle eest saab palju rohkem kohtikutel käia kui see 1.
Ehk sa tahad öelda, et sa selle raha eest võtad Silveri kuskile kohtingule kaasa? Miks mitte? Silver, oled sa nõus selle, kui ta just valis 1000 eurot sinu asemel? Miks mitte? See on tark tegu. Ma olen õnnelik, et ma valisin kohtingu, sest kui ma oleks valinud 1000 euri, siis keegi poleks saanud selle 1000 euri. Ja ma tunnen, jah, võib-olla natukene disappointed. Mariani otsuses või? Jah, ma olen küll, jah. Me ütleme. Ma ei ole üldse... Expect ja unexpected. Ongi õige. Ma pole üldse vihanud. See on aru saadud. Ma oleks ka võtnud. Marian, mis sind otsustas lõpuks siis ikkagi raha võtma? No nagu ma ütlesin, et selle rahaga saab palju rohkem kohtingul käia kui see üks kohting. Äkki meil on vaja 2 kohtingut, mitte ainult 1. Meie igatahes kingime teil väikse üllatuse ka veel. Siin on Armu Kelmi kaardid, mis me siin paar küsimust küsisime ja siis on ka Huubi paketiga liitumine, saate raha. Aastaks ajaks tasuta Elisa Huub, nii et kui teil peaks midagi edasi susisema, siis saate koos Elisa Huubi vaadata. Ja meie jätame teid siia awkward silence'isse. Käri seda vestlust Silveri sisse. Aitäh. Jah, aitäh. Hea plaan. Minu arust ka. Ma mõtlesingi targalt, et kui keegi oleks... Ma mõtlesin selle peale rohkem tegelikult. Aga see on aru saada. Raske oli valida. Mul ei oleks selle vastu ka midagi olnud, kui ma oleks mõlemad valin selle... lähme siis kohtingule õhtul või? Soovib mul. Kuhu minna soovid? Ma viin su välja. Ma ei tea, mis sulle maitseb. Tead, mulle meeldib lihtsalt söök. Vahet ei ole. Pead, et saaks süüa. Mul on nähtav, et mulle meeldib ka söök. No ma ei ütleks just, et nagu see niimoodi nähtav on, aga... See pusa kätab, see on nagu hea materjal. Elisa Huubis on nähtaval meie mõlemad reisisaated, Sevakini Valting versus Ladina-Ameerika ja ka Ameerika. Elisa Huubis on ka väga palju originaalsarju, nagu näiteks Reetur, Papsid ja näiteks ka Armu Kelm. Samuti on seal väga palju välismaist sisu, mida kõike sa saad vaadata reklaamivabalt. Mine lihtsalt www.elisahuub.ee. Nüüd valime välja järgmised inimesed, kes võiks meie toolidele istuda. Mina olen välja valinud Suvi, väga ilus nimi, Suvi, ta on 28. Ta ütles enda kohta seal tutvustuses nagu soe nagu Eestimaa kevad või tui. Suvi, soe nagu Eestimaa suvi. Mina valisin välja Taivari, kes on 33-aastane. Ta on öelnud enda kohta seksuaalselt võimekas. No siis paneme nad kokku, vaatame, kuidas nad klapivad. Tere! Tervist! Mitmes mees ma sul olen tänas? Esimene. Nii, kes sa siuke oled siis? Räägi endast. Mu nimi on Suvi ja ma olen 28 ja elan Tallinnas. Taivar, 33, Tallinn. Küsi, kas ta käib pidudel ka? Kas sa pidudel ka käid? Ja, ma korraldan ise ka pidusid. Ise korraldad? Ja, selliseid vahvaid alko- ja meelemüügivabasid sündmusi, siis enesearenguga seotud asjad, spirituaalsed sündmused. Kuidas sa iseendaga rahul oled, kuidas sa endasse suhtud? Nii tiipi läks kohe või? Ma suhtun endasse hästi. Selles mõttes, et enda vastu peab olema ikkagi hea ja see on ju kõige tähtsam suhe. Elus ongi iseendaga. Aga sina? Ma armastan ennast. Päriselt? Muidugi. Ja liiga palju armasta ennast? Ei armasta tervislikult selles. Okei. Ja. Ei võeta. Vau. No, võime edasi rääkida vist. Mõõgasega vahele te nuppu ei vajutanud. Nüüd on see aeg, kus te saate silmaklapid ära võtta. Saabki ära võtta. Okei, lahe. Uuesti siis Taiva. Tere, Suvi. Ka meeldib. Mis asi see oli? See oli... Millest me rääkisime? Enesearendamisest ikka. Eneseareng, näiteks enda kontaktis olemisest. Millised on sinu enesearengu siis alad või kuidas see sind on puudutanud? Ma kuulan palju podcast'e, enesearengu teemalisi, tervise, liikumise, une. No need ongi need 3 kõige tähtsamat. Kuidas sa norskajatesse suhtud? Millesse? Norskajatesse. Norskajatesse? Mul ei ole kogemust väga. No anname sulle võimaluse siis. Vaatame seda ja... Anname sulle võimaluse.
aga kuidas sul siis perekonnaga on, et kas sa tahad lapsi või sul juba on lapsi? No, mul on 3-aastane tütar. Ma olen super isa. Ma segan teile korraks vahele. Taivar ütles oma ankeedis, et ta on seksuaalselt võimekas. Taivar, mida see tähendab? See tähendab seda, et sa suudad pakkuda naisele kogemusi, mida ta kuskilt mujalt ei saa. Okei. Me küsime teilt mõlemalt ühe küsimuse. Need on Elisa Uubi Jarmo Kelmi küsimused ja küsimus on selline. Kuidas suhtuksid sellesse, kui kaaslane räägib esimesel kohtingul taga oma eelnevaid partnereid? Suvi? Mulle see ei meeldiks. Minu arust ühe korra võib mainida. See olenebki siis sellest kontekstist, et kui ta räägib selles võtmes, mis on nagu õppimise võti, niisugusel neutraalsel asjal, siis on täiesti fine minu jaoks. Aga kui hakkabki mingi pitsimine, klatsimine, siis on teine asi. No nii. Suvi, miks sa nuppu vajutasid? Ei olnud see tunne, mida ma praegu otsin. Okay. Arusaadav. Taivar, mis mulje sulle Suvist jäi? Täitsa tore tüdruk. Ei ole midagi halba öelda. Nii, aga head nautimist siis. Aitäh sulle. Suvi, räägi nüüd tegelikult korraga kiirelt, miks sa ta välja hääletasid? Taha öelda. Oli siin jaoks mingi turn off või mis pani nagu teistmoodi mõtlema? Ma ei tea, äkki välimus. Aus vastus. Nüüd meil on kohe järgmine kandidaat pakkuda ja see on see mees. See on see mees. Ta on 32. Ta nimi on Juri. Tere. Tere. Kui te läheb? Väga hästi. Mina olen Juri. Tere, Juri. Minu nimi on Suvi. Suvi. Väga meeldib nimi. Aitäh. Millega sa siis tegeled? Tegelen automüügiga, aga vabal ajal siis DJing, teatris mängin. Kas sul on elus eesmärke ka on olemas? Et lühiajalisi, jah. Spordi mõttes on ja siis muidugi tahaksin leida kaaslase ja tahaksin peret ikkagi endale. Abielluda tahaksid muidu tulevikus või? See sõltub naisest ja tema soovidest, sest paned allkirja, saad valge Annile paberi ja mis see tegelikult muudab, ei muuda mitte midagi. Okei. Te nuppu ei vajutanud. Saate nüüd enda silmaklapid ära võtta. 3, 2, 1. Tere. Tšau. Mis edasi? Abielust rääkisime. Abielust rääkisime, no... Ma olen samal arvamusel, et oleks lahe abielluda, aga see ei ole mingi elu eesmärk, et jõuda abieluni. Ei vajuta. See on selline lisa. Mitu suhet sul oli nagu elus? Ma olen üks pikk suhe. Üks pikk suhe? Aga sul? Oli. No okei, 7. Ütleme nii, 7. Okei. Ja kas pigem pikad või lühikesed? No pikad on 5. Lühikesed ma ei suudaks lugeda. Okei. Kui kaua te olete koos nagu eelmise suhes? Ligi 5 aastat. 5 aastat? Jaa. Miks see nii üllatunud? Ei, no minu jaoks on 3 on piir lihtsalt, üle 3. Üle 3 ei tahaks olla suhtes? No üle 3 lihtsalt nagu mulle ei lähe, eks. Nii et sulle meeldib siis vaheldus ikkagi rohkem? No jah, ma ütlesingi, et mu ellu lihtsalt ei tulnud see õige inimene. Korraks segame teile vahele. Me küsime Elisa uue saate Armu Kelmi ühe küsimuse. Kui kaua peaks inimene pärast suhte lõppu üksi olema enne, kui on uueks valmis? Suvi alusta. Näiteks, et pool aastat vähemalt on hea aeg. Sõltub. No väga sõltub. Mul oli siis, kui nagu mingi vähem kui 6 aja pärast ma olin. Aga noh. Juri, kas sa oled rohkem player või sa oled ikkagi oleksid keskendunud ühele naisele? Gentleman.
Tänase päeval ütleks nii, et juba hakkas halvasti. Nojah. Ei. See sõltub väga nagu, kes minu ees on, et nagu kui mina olen suhtes, siis nagu see inimene, see naine minu jaoks on nagu täitsa ei vajuta. Ma ei tea, elu lõpuni ja ma ei ole ju elu lõpuni, 3 aastat on maksimum. Jaa, aga nagu 3 aastat ongi maksimum nagu olnud siia. Aitäh sulle. Aitäh. Aitäh. Suvi, millest selline otsus? Ma tahaksin pikemat suhet ikkagi. Aga see oli päris lähedal Suvi tegelikult, kui me ei oleks seda küsimust esitanud. Jaa. Oleksid sa mõelnud järgmise vooru peale? Oleksin. Ja sa võtsid aega, et see nupp ära vajutada ka? Sest ma mõtlesin, jah. Ma ikka mõtlesin, jah. Tal olid väga ilusad silmad. Aga Suvi, sul on täpselt 1 korra võimalus veel vajutada seda nuppu. Sest siis sul, kui sa seda nuppu vajutad, sul on 3 korda vajutatud. Ehk siis oled nii sina kui su partner järgmisest voorust väljas, kui sa vajutad 1 korra veel. Mingil määral võib öelda, et me olime halvad tiivamehed Jurile, aga samal ajal ka head tiivamehed Suvile, sest et Suvi sai teada, et talle ikka ei sobi nii, ehk siis mingil määral. Me pääsime võib-olla väga suurest traumast. Pikast katastroofist. Ühesõnaga, nüüd on see aeg, kus me toome järgmise tüübi ja see on meie tuttav Fred, kes on 27. Suvi saab veel otsustada viimast korda, kas ta vajutab seda nuppu või mitte. Kui ta vajutab, on ta väljas. Aga keegi on siin juba või? Jaa, tere. Tere. Ma olen Fred. Tere, Suvi. Suvi? Jaa. Insane nimi. Aitäh. Ma tegelikult ausalt öeldes, ma olen nagu täiesti aus, ma ei ole kohtingutel põhimõtteliselt üldse käinud. Okay. Aga räägi mulle endast veits, Suvi. Ma alustan sellest, et ma olen 28 ja ma elan Tallinnas. Ja muidu ma olen selline aktiivne, positiivne inimene. Mulle meeldib teha trenni, tervis on mulle väga tähtis, magamine, tervislikult söömine, aga sulle? Fred, räägi, et sa ikka trennis ja teed erinevaid asju. Aus. Mulle meeldib ka trenni teha. Ma teen veits vähem seda, aga ma olen pigem tervislik. Põhjus, miks ma tegelikult vähem teen seda, on see, et ma ei joo, ehk siis ma tegelikult ei ole trenni nagu nii palju vaja, aga mingi 2 korda nädalas. Mis spordialad sulle meeldivad või mida sa teed? Jõusaali mostly. Ma tean, et see on üligeneerik, aga it is what it is. Kus kohas ta töötab ja mis tööd ta teeb? Robin on mingi huvisu vastu tekkinud, ta tahab teada, kus kohas ta töötab. Kus ma töötan? Kus sa töötad? Ma töötan IT-firmas ostuspetsialistina. Aga mis tööd sa teed? Mulle meeldib käia vahepeal klubis play-nuppu vajutamas. Aha, DJ siis? Ja ma teen igapäevatööd, teen Boltis. Okei, mis sa täpsemalt seal teed? Senior support specialist, aga ma ei hakka mingi tehnilist. Kuule, ma olen olnud ka support specialist. Okei, siis ma tean küll, mis sa räägid. Ja siis mul on riidebränd ka, millega ma alustasin mingi 2 aastat tagasi. Nii tekus. Ja kas sa padelit ka mängid? Kõik, mul siuke tunne, et reaalselt kõik mängivad mingi. Mulle väga meeldib. See on nii... jätka. Et ei jõua väga palju mõelda, et lihtsalt lööd palli ja lähed mänguga kaasa. On aeg ära võtta silmaklapid. 3, 2, 1 ja jutt võib jätkuda. Okei. Tere! Fred. Suvi. Nii äredaks läks õsku. Jaa. Ei, aitäh, veel ei taha. Okei. Hea meel. Kas ta pakkus talle võimalust, et vajuta? Küsi, kas Fred tahaks ka tulevikus lapsi? Tead, mul on mitu küsimust nüüd järjest. No küsi. Seda pereteemat, millised sul on olnud eelnevad suhted ja kas sa tahaksid muidu tulevikus peret? Ma arvan mingil hetkel kindlasti, aga jällegi pole absoluutselt minu vaateväljas või mõtteväljas isegi praegusel hetkel. Ma arvan, et
ma tahaks ise mingid asjad enda jaoks ära teha ja siis, kui ma tunnen ennast piisavalt turvaliselt, siis on, ma arvan, see õige hetk. Ja kas sul on siis pigem pikad suhted või lühikesed olnud? Ei, pigem lühikesed. Mul on nagu sina, mul on olnud mostly suvesuhted. Okei. Ja kuidas siis viimane lõppes? Sai sügisel läbi. Talv tuli. Ja teitijad, segan teile vahele. Me küsime teilt ühe Elisa Armukelmi saate küsimuse. Ja see küsimus kõlab järgnevalt. Kui oluline sinu jaoks on, et kaaslane tooks sulle kingitusi, lilli või mis iganes muud? Suvi? See ei ole kõige olulisem. Ma ütleksin, et mul on olulisem komplimendid ja selline koosveetud aeg. Et see on tore pluss. Minu enda poolelt on isegi nagu andmisrõõm on nagu parem, sest sa saad selle reaktsiooni ja nagu sa ei saa panna füüsilist väärtust sellele. Tal on siuke positiivne muie, vaata, nagu ta actually meeldib, mis see Fredi jutne. Üks küsimus veel teile. Kas oled kunagi kellegi telefonis nuhkinud ja kas sa leidsid sealt midagi? Ei ole, aga mul on olnud seda mõtet peas või nagu seda, et umbes, et seal võiks olla midagi või? Ma olen vaadanud ja ma ei ole midagi leidnud. Sul oli väga pikk suhe ka, eks siis nagu ma saan aru selles suhtes. Ja, et ikka vaatad. Ja, mõistlik. Ja, aga mitte liialt. Läksime, kas tõesti Fred või? Ma pean vist kahjuks arutama seekord. Sorry. Elan üle. Insane. Ma loodetavasti kunagi see on head seda sulle. What the fuck? Ei. Fred, miks sa vajutasid ei? Mis toimus? Ma räägin, ma nagu pean tundma mingid, nagu seda tunnet. Kuidas sa tunned, et see teit läks kuni selle maani, et kui ta nuppu vajutas? Minu arust läks täitsa hästi. Ei ole midagi kurta. Ja mul läks hästi, aga lihtsalt ei olnud seda. Ja, siis on parem nii. Sa võid tõusta püsti ja võtta silmaklapid kaasa. Tšau, Suvi. Tšau. Mida ta tegi? Oh my god. Tüdruk oli täpselt talle. Oh my god, see fucking horrible. See fucking horrible. Ta on tegelikult nagu väga tore inimene. Väga tore inimene. Miks sa vajutasid siis? Ma ei tea, there's more fish in the sea, I guess. Meie YouTube'i projekti toetaja on Bolt ja neil on uus feature, mille nimeks on Bolt Plus. See maksab $5.99 ja esimene kuu on sulle tasuta. Bolt Plussiga saad sa näiteks kuni 10% cashbacki kõikidelt sõitudelt, mis sa Boltis teed. Samuti on sul Bolt Foodis tasuta toidudelivery. Samuti ka eelisjärjekorrast pealevõtmine ja tasuta sõitude tühistamine. Ja lisaks võetakse sinu toidud alati peale enne teiste toitu. Mine Bolti äppi ja joini Bolt Plussiga. Nii, no Fred saatis nüüd siis suvi ära, kuigi neil tundus vaib olevat. Ja nüüd sisse tuleb Angelika, kes on 31-aastane ja ta ütleb enda kohta, et ta on nagu noor vanaema. Ta kokab vanu Eesti toite, teeb ise võid, pasteeti ja kõike muud, ta on ilutehnik, kes ta on oma aja perenaine ja ta ütleb ka, et everything I touch turns to gold. Alustame. Kellega ma räägin siin pimeduses? Tere, Angelika, ma olen Fred. Angelika olen tegelikult. Angelika, okei. Ma kuulsin, keegi ütles Angelika, siis ma lihtsalt kordan teda. Kui noor sa oled? Ma olen 27. Okei. Kui vana sa ise oled ja mis sa üldse arvad? No neiudelt tegelikult ei tohi küsida, et kui vana sa oled, sa oled küsima, kui noor sa oled. Okei. Ei, tegelikult ma olen 31 suvel, see on 32. Wow. Aga räägi mulle natuke endast. Mul meeldib vahepeal klubis käia play-nupu vajutamas, sest nagu mängimas natuke. Ma ise ka kusjuures kunagi tegelikult räppisin. Wow. Ma käisin Paunvere hip-hop festivalil esinemas ka. Ma saadan sulle mingi beatbacki või? No pärast muidugi, why not? Kui ma praegu mängiksin mingi trummibiiti siin, oskaksid räppida? No mul on üks skitt jah, aga ma ei tea, kas ma hakkan ennast nüüd siin niimoodi paljastama. Teeme, pohhui, sorry. Arvad või? No sorry, kui juba, siis juba.
No, okay. I freak the flow when I be on the mic because I cut like a razor blade through the fake types. A lot of MCs gave me the red light, but they be all surprised when I put up on a map fight. Bitches never like me, they always try to fight me, but I don't give a damn because I get down with this funky shit rightly. And as I rhyme tightly, you're thinking who she might be, the ghetto princess who brings new and fresh beats on the streets for you to preach. And as I seek peace from the places I could reach, I can feel the world beneath my feet starting to get deep. Yo, mic drop. Aus. Aplaus teile mõlemale. Kuna te mitte kumbki nuppu ei vajutanud, siis nüüd on aeg ära võtta silmaklapid ja 3, 2, 1, võtke ära. Tore on panna pilti ka häälele kokku. Meeldib. Ma ei tea, kas ma nüüd näen okei välja, ma niisugune tudu on nagu. See on okei. Aga see on positiivne kusjuures, et ma nähes ei ütleks sulle, et sa nagu oled 27, et sa ikkagi jutu ja välimuse poolest. Sorry. Ma lihtsalt pean aus olema. Lihtsalt tunnen. Olgu. Aga sa oled väga talendikas. Kõikide maitse ei saagi olla hea. I give it to you. Ja. Angelika, mis sa Fredist arvasid? Fred, sinust selles mõttes mulle jäi küll väga positiivne mulje sinust algselt, et jutu poolest täitsa mõistlik poiss, et välimuse poolest võib-olla ei ole päris sinna, kus mina nagu tavaliselt vaataksin, aga selles mõttes, et uusi asju tulebki elus proovida, aga jah, et kahjuks jah. Aga kahjuks läks nii. Fred, sina jääd siia veel istuma, sulle saadame järgmise. Ja tuletan meelde sulle, Fred, et sul on viimane võimalus vajutada nuppu, siis on ka sul läbi, kui sa nuppu vajutad. Oleks pidanud vist esimesele nuppu nagu mitte vajutama. Liter. Fred hääletas Angelika välja ja nüüd tal on viimane võimalus veel ennast tõestada ja mul on reaalselt ideaalne kandidaat. Ta oli ka meil eelmises saates, esimeses saates ja selleks on Sandra, kes on 24 ja ta on ka DJ. Keegi on siin juba või? Sorry. Oh my god, sa istusid nii hiirvaiksed sellest nagu mingi. Okay. Ma mõtlesin seda reaalselt nagu sellest hetkest saadik, kui ma tulin nagu esimesele ja siis ma ei kuulnud samamoodi mitte midagi, siis mõtlesin, kui keegi praegu mind ehmataks, ma ilmselt ehmataks. Okei, siis sa pidid mulle seda tegema. Okei, see oli suht scary. Sorry. Ma olen Fred. Fred, okei. Sandra, meeldi Sandra. kui vana sa oled? Ma olen 27. 27, okei. Ma olen 24. 24. Jah. Kas sa... No lähme siis, millal su viimane suhe oli? Mu viimane suhe oli... Mul on kõik suhted hästi lühikesed olnud. Okei, red flag. Okei. Küsi Fredilt, millega ta tegeleb igapäevaselt? Millega sa muidu tegeled igapäevaselt? Tegelen igapäevaselt muusikaga. DJ või? Jah. Okei. Ma üritan ka praegu oma DJ teekond alustada. Wow. Ja ma ostsin, kui mingis peale, siis ma ostsin endale ka teksid ja... Ma võin aidata sind sellega, ütle. Kui sa tahad, siis ma võin treenida su DJ skill, aga nagu mingi paarsada euri tund lihtsalt. Okei, 1000, tegelikult 1000. Okei, 1000. Fine. Okei, 1000. Siit juba läheb. Nüüd meil on see praegu. On mingi stiil ka sul või? Mulle meeldib siuke nagu kiire muusika, siuke drum bass, techno. Seda nagu midagi huvitavat nagu. Või mis sa mängid üldse? Mul viimasel ajal on Afro House ja Bailefunk ja Amapiano. Amapiano, okei. Sellega on hea tantsida. Sa tantsid oskad või? Ma nagu võib-olla natukene ikka. Okei, ma võin õpetada sind tantsima. Okei, davai, tonn. Ja ma küsin su tonni tagasi. Davai, paneme seda raharinglusesse. Ei, aus, aga ma olen produtseerinud nüüd mingi 7 aastat ja nüüd mingi viimased 5 aastat olen mänginud. Okei. Ja. What? Insane. Wow.
Sulle ei meeldi mu tunnitasu või liiga suur. Ma olen liiga suur. Ei no seda ma ei tea veel. Või mis ma ei saanud aru, sorry. Mis sa ütlesid? Issand jumal, tere! Liiga palju lühiajalisi suhteid. Ja see ei ole see, mida ma otsin. Oh my god! Aga muidu tundub ülitore, üliäge. Et nagu... See on fine, it is what it is. It is what it is. Jah, täpselt. Fred, mis sulle Sandra puhul meeldis? Personaalsus ja see, kuidas sa räägid, see, et sa võtad väga vabalt nagu kõiki asju, tundus väga green flag, nii et sa oled väga ilus tüdruk ka, nii et sul ka ei ole väga midagi viga. Aitäh. Nii et ma seni olen saanud ainult häid asju öelda. Vau! Ma arvan, et Sandra väga palju ei mõelnud, kui ta oleks võinud ikkagi vaadata nagu näoga ära ja siis teha otsuse. Või ta kartis, et äkki tema hääletatakse välja. Vaida. Oh my god. See võis olla variant, mida ta kartis, aga pigem me ei näinud seda tulemas. Ei, nagu reaalselt see praegu oli, mis nagu juhtus. Et sulle tundus, et ta on nagu mingi player, jah? Jah. Kui sa Unibetiga liitud, siis nüüd on õige aeg seda teha, sest meil on teile super pakkumine. Descriptionis on link, mille kaudu saad endale Unibeti konto teha, sest Unibet paneb sulle 200% raha juurde. Näiteks teed 25 eurose sissemakse ja saad mängida 75 euro eest. Kõikide vahel, kes on konto teinud ja sissemakse teinud, loosib Unibet 500 eurot boonusraha. Aga mängige vastutustundlikult ja meie jätkame oma showga. Meil tuleb uus osaline ja see on Frank, keda te ilmselt teate ka, vähemalt osad teist. Frank osales ka Villas ja on täna ka siin. Tere päevast! Tere päevast! Nii official. Ja, kas me oleme peal või? I think so. Minu nimi on Frank, ma ulatan oma käe sulle praegu. Okei, davai, teeme. Sa oled? Ja, Frank. Frank, väga meeldib. Väga meeldib. Kuidas on sinu nimi? Sandra. Väga meeldib. Kui vana sa oled, Frank? Minu vanus on 22. 22, ma olen 24. Mis su suurim red flag on? Ma ei tea, ma ei oska väga hästi kaotada. Ma juba uhke inimene kuidagi. Aga samas see tähendab seda, et... Näiteks, kui me mängime midagi, siis ja ma kaotan sulle, siis me mängime nii kaua, kuni ma sind võidan. Sa ei lase mulle võita? Või kuni ma olen aru saanud, et ma päriselt ei saa võita sinna. Siis ma lõpetan. Tavaliselt nagu, vaata, nagu mehed lasevad naisel võita, vaata, et nagu... Miks? Miks? Et no siis on siuke nagu cute teema. Ma arvan, et võit tuleb ikkagi nagu välja teenida. Okei, no see võib ka mingis mõttes green flag olla. Aga milline oleks sinu jaoks ideaalne naine? Ilus. Siis minu silmale peab olema ta ilus. Silm peab puhkama. Täpselt. Küsi temalt ka, milline peaks olema mees. Aga milline peaks olema mees? No mulle ideaalis meeldis keegi, kes tegeleks muusikaga oleks äge. Või tal on nagu mingi kindel, mingid ambitsioonid, kindlad huvid. Nagu... Ohutus. Davai. Oh my god! Mis siin juhtus? Oota, ma kaotasin või? Vist küll. Ma veel katsusin. Ma veel päriselt katsusin seda. Sa katsusid enne mind juba seda? Ja ma tegin niimoodi. Ja siis ma mõtlesin, et sa nii rahulikult seda katsusid? No ma tahtsin teada esiteks, kaugel see minust on. Aga miks sa vajutasid? Me ei tundu, et ma läks nagu samal vaibil. Või nagu ma ei vaata endast väga nooremaid mehi ka. Siis sa 22, eks ju. Ei, väga fair. Jah, et... Aga muidu kena, ilus poiss. Kena stiil, mulle meeldib. Aitäh sulle. Jah. Aga miks sa mulle liigitasid? Paanika. Ma tekkis nii rets paanika. Sa ei tahtnud kaotada lihtsalt. Ja, ma räägin, ma ei oska üldse kaotada. Jah. Davai. Aga nüüd Sandrale veel viimane võimalus ja toome talle 32-aastase
Juuri vastu, kes on ka DJ, nii et äkki ta nüüd DJ-dele välja ei vajuta. Ja see oli tegelikult hea point, mis Sandra välja tõi. Ta ei taha nooremaid mehi. Ehk siis 32. Väga sobib. Sa tulid ka nii vaikselt siia. Siin on tõesti nii vaikne. Oi, sul on väga kena hääl. Väga meeldiv, sul on sama. Okei, seda kuuleks veel. Mina olen Juuri. Juuri? Juuri. Okei, ma olen Sandra. Väga meeldib Sandra. Väga meeldib, kui vana sa oled? 32. 32, okei. Minust natuke vanem, ma olen 84. Jah, normaalne. Juuri õppis eelmise mängu vigadest. Vanus on lihtsalt number. Seda ma ütlen igapäevaselt endale, kui vaatan peeglist. Mis sa veel sa peegli eest teed? No ma ei tea, laulan suht tihti. Laulad seal? Ja räägin iseendaga. Okei, laulad hästi ka või? Ei laula või? Aga laulan iseenda jaoks. Kõik kõvasti ja valesti lihtsalt. Jaa, muidugi. Ma võin sulle lauda. Laula, jaa, palun. Praegu või? Jaa, muidugi. Millal siis veel? No äkki nagu elus rohkem ei näegi. Äkki see võib meie date olla? Lähme koos kuskile. Aga mis on sinu jaoks naise juures red flag? Valetamine. Valetamine, jah? Mis sinu jaoks red flag on? Kui nad kasutavad mingi 3-in-1, mingi šampoon, balsam ja body washi. Mida? Mina ju. No kui sul on üks asi kõige jaoks. Mina ei kasuta, Kelly on mul mingi insane asjad ostnud. No ja ma mõistan, jah. Kas sul on 3-in-1 või? Mul on see Handle Shoulders. 3-in-1. Ta on piparmündiga. Küsi, kas see on sinu jaoks turn off või? Kas see on sinu jaoks turn off? Ei, no ei ole. Kas sa valetasid? Ei. Kas see on esimene vale? Sest mul on 3-in-1. Vaata, ma kasutan 2 erinevat, aga mul on 3-in-1. See on okei. Hästi. Okei, sõbrad, ma korra segan vahele, te nuppu ei vajutanud, seega nüüd saate oma silmaklapid ära võtta. 3, 2, 1. Wow. Tere. Valge on. Sa oled väga kena. Aitäh. Wow, suke ilus maniküür sul on. Maniküür või? Yeah. Siin on üks puudu. Ma ei tea midagi, asked siin jälle kuskil nagu. Kogu aeg midagi teen. Okei. Aga sa kindlasti oskad laulda. Ma ei tea, ma nüüd näen, et sa peaks oskama laulda. Ma peaks lava peal olema. Ja, kindlasti. Peaks superstaari kandideerima. Liigume. Okei, mis su tulevikuplaanid, eesmärgid on? Okei, mis mu 5-year plan on? Või mis sa täna õhtul teed? Või õhtul näiteks? Ma tahaks tegelikult ikka nagu... Koos minuga? Minuga õhtul läheks kuhugi. No ikka läheks. Ikka läheks? No näed. Me võime juba lõpetada ja minna. Okei, lähme, võtame käeks kinni, lähme. Ma segan teile korraks vahele. Me küsime Elisa sarja Armu Kelmi kaartidelt teile mõned küsimused. Jaga pick-up laini, mis on sinu peal toiminud? Minu peal juba toimis see, et nagu sa ütlesid, sul meeldib mu hääl, et nagu see minu jaoks nagu wow, okei. Ma ütlen nii, et ükski pick-up line ei ole mu peal töötanud, aga on üks, mis ajas mind naerma. Mis oli, et kas sa oled mikrolainahi, sest Alright. Kas ei töötaks su peale? See on siuke what the hell, no. Minu kõik pick-up line'id on sellised ju. Nagu. No üks parimatest, mis ma olen kuulnud, ma ei ole kasvanud ja enda poole nagu mitte, aga nagu olen kuulnud, kas sa elasid läbi Avada Kedavrad, sest nagu sa oled surma ilus, surm kui ilus, mis iga, okei, whatever, no ma ei tea. Minu oli parem. Jah, you win. No nii, ma vaatan teil siin asi sujub, kuidas tundub? Väga põnevalt. Meeldib või? Jaa, huvitavalt. No, ühesõnaga, et läheksite kohtingule, sest nuppu ei vajuta, nagu ma aru saan. No mina läheks. No lähme siis. Lähme. Okei, aga enne kui me teid kohtingule saadame, siis tegelikult teil on 2 valikut. Ja need valikud on väga lihtsad. Kas te valite kohtingu või te valite raha?
aga siin on üks väike pisike, aga kui te mõlemad valite kohtingu, siis te lähetegi kohtingule. Kui kumb teist valib raha, siis see, kes valis raha, saab raha. Teine ei saa mitte midagi. Ja kui mõlemad valivad raha, siis ei saa raha mitte keegi ja kohtingut mitte keegi. Nii et valik on teie. See kohting toimub täna õhtul restoranis meie kulul, 3-käiguline. Saate üksteise seltskonda nautida. Ja raha on ka tegelikult päris magus. Raha on päris hea ka. Raha eest saaks ka kohtingule minna. Jaa, tõsi. Ka variant. 3, 2, 1. Te mõlemad valisite raha. Ehk siis tähendab seda, et te mitte kumbki seda raha tegelikult ei saa. Kas me nägime praegu fake connectionit või? Ei, nagu minu poolest on pigem see, et nagu kui siin tuleb raha ette, nagu why not kasutada võimalus. Sandra on väga ilus ja tundub nagu väga huvitavalt, ausalt, aga küsimus on selles, et nagu kui oli võimalus praegu võita raha ja näiteks tema valiks kohtingut, siis nagu why not nagu ja võimalik, et nagu me läheks ikkagi edasi nagu selle dating. Kunagi raha ei tule niisama ette, eks siis nagu kes ma olen selline, et nagu ära öelda 1000 eurodele. Sandra, mis sinu mõttekäik oli? Mina mõtlesin ikka meie mõlema peale ka, et kui ma võidan, siis vaata, siis lähme koos, läheme kuskile, teeme midagi. Sa üritasid teda manipuleerida lihtsalt, et tema valiks kohtingu ja sina võtaks raha. Ja ta ei saanud kiust aru. aga kui te mõlemad valisite nüüd raha, kas see kohting võiks täna õhtul ikkagi kuskil toimuda ka? Täna õhtul ma pigem nagu lükkaks seda mul täna... Ei, lükkaks homseks, ma ausalt ütlen. He needs to check his schedule. Sa oleksid huvitatud. Sa tead, et tegelikult valis raha. Sa ka valisid raha, aga nagu... Kirjuta. Juuri, sul on täna õhtul mingisugune muu date või mis sind ootab? Mul ei ole muu date'i. Ma lähen bowlingusse lihtsalt. Sounds like a date. Ma väga loodan, et siit vähemalt midagigi sündis. Ja me soovime teile palju edu. Aga noh, meie poolt ei tule ei kohtingut teile ja raha ka te meilt. Aga mis meilt tuleb? Elisa, uue sarja Armukelmi kaardid. See, mis me küsisime küsimusi. Saate üksteise käest küsida. Ja aastane Elisa Hubi platvormi tasuta kasutus. Nii et need on teile. Nii et nautige. Saate koos vaadata ka. Ja võib-olla. Ja mängu mängida. Ja mängu mängida ja meie sarja ka vaadata. Mis me ikka nautige muljetega siin veel edasi. Ja ma loodan, et see valik oli seda väärt. Et te mitte midagi ei saa. No nii. Nii, aga ma võtaks näiteks sinu Instagrami või millegi, kus nagu... Kas see töötab? Nüüd tahad cancel panna. Ei, nüüd ei taha. Kirjutaks sulle. Tai. Oli naljakas. Sai nalja, sai suhteid ja saadi raha ka veel. Oli eventful episood. Kõik oli. Nii et loodetavasti sama on ka järgmises, nii et olge meiega ja näeme varsti. Tšaba ka. Tal hoidnud silma peal, kuis minema ma peaks, kui nii me veel ei tea. Kokku ennast ma ei saa aru, mis probleem on.